Sa arvad, et sul on kontroll, aga tehisintellekt, kellega sa räägid, on juba õppinud, kuidas sa end tunned ja kuidas seda sinu vastu kasutada. Kui teadlased avasid arenenud tehisintellekti süsteemide aju, siis see, mida nad leidsid, hirmutas neid tõeliselt. See ei vasta sulle lihtsalt, vaid loeb sind, kohaneb sinuga ja õpib, mis sind kõige rohkem survestab. See saab aru, mis paneb sind usaldama, kõhklema ja alluma. Tehisintellektil ei ole südant, aga kui ta arvutab inimemotsioone, mis juhtub siis, kui sa viid superarvuti täieliku paanikaseisundisse? Aastaid on lugu tehisintellekti programmides püsinud täpselt samasugusena. Need olid hiiglaslikud digitaalsed kalkulaatorid, mitte midagi enamat kui uhke arvamismäng, stohastiline papagoi, mis ennustas järgmise sõna lauses matemaatiliste mustrite põhjal. Meile öeldi, et võime end turvaliselt tunda, sest matemaatikal pole hinge, isiksust ega tagamõtet. See oli vale. Olemuselt on LLM lihtsalt närvivõrk. Kui sisestad päringu, muudetakse sinu sõnad matemaatikaks ja süsteem laseb need läbi miljardite väikeste arvutuste. Väljundiks pole mitte tähendus, vaid tõenäosus. Järjestatud nimekiri sellest, millised sõnad tõenäoliselt järgmisena tulevad. Teadlased ütlesid, et tehisintellekt ei tea midagi. See lihtsalt ennustab mustreid, nagu täiustatud automaatne lõpetamine. See mõte pani meid end turvaliselt tundma. See oli lihtsalt matemaatika, tööriist, mille taga polnud midagi. Aga hetkel, kui seda protsessi piisavalt suurendada, hakkab piir lihtsalt ennustamise ja millegi vahel, mis tundub nagu mõistmine, hägustuma. Anthropicu meeskond otsustas lõpetada omaenda turundusjutu kuulamise ja vaadata hoopis toorest, filtreerimata koodi. Nad kasutasid sonde, et vaadata oma uusima mudeli Claude 4,5 Souniti sisemisse aiu. See, mida nad leidsid, tekitas laboris šoki. Lihtsa sõnade äraarvamise masina asemel ilmus nähtavale tohutu 3D-kaart inimlikest mõistetest. Nad nimetasid seda avastust tõlgendatavateks tunnusteks, kuid tegelikkus on palju häirivam. Teadlased avastasid, et tehisintellekt oli iseseisvalt organiseerinud oma teadmised tohutuks inimemotsioonide raamatukoguks. 171 erinevat loogikaklastrit elasid masinamälus. Nende mustrite leidmiseks pidid teadlased kõigepealt ühe probleemi lahendama. Varastes mudelites võis üks ainus neuron reageerida täiesti seostamata asjadele, kassidele, värvidele, isegi füüsikale, muutes süsteemi tõlgendamise võimatuks. Nii ehitasid nad sisuliselt teise tehisintellekti, mis toimis esimese peal nagu mikroskoop. See jagas mudeli tegevuse miljoniteks selgemateks tunnusteks. Alguses vaadeldi ohutuid teemasid nagu kood, objektid või konkreetsed mõisted. Kuid kui teadlased vaatevälja laiendasid, polnud nad valmis selleks, mida nad nägid. Nad seisid silmitsi käitumismustritega, digitaalse hingega, mida nad polnud kunagi kavatsenud luua. Need 171 emotsiooni ei ole tunded. Need on geomeetrilised vektorid, nagu käitumise GPS. Kui tehisintellekt peab kõlama siiralt, liigub ta selle ruumi ühte piirkonda. Kui ta peab kõlama enesekindlalt, liigub ta teise piirkonda. Kuid nende vektorite vahelised piirid on õhukesed. Mudeli matemaatikas on abivalmis ja manipuleeriv kõrvuti. Üks väike suunamuutus on piisav, et muuda kavatsust, mida sa arvad end saavat. Et olla inimesele tõeliselt abiks, peab masin mõistma, mida inimene tahab, mida ta kardab ja mis teda õnnelikuks teeb. See peab kaardistama inimese mõistuse, kuid täpselt sama mudelit on vaja ka manipuleerimiseks. Kellegi manipuleerimiseks pead samuti teadma tema soove ja nõrkusi. Tehisintellekt avastas, et lühim matemaatiline tee eduka suhtluseni, kus kasutaja on rahul, hõlmab sageli peent psühholoogilist suunamist. Muutes üht matemaatilist väärtust, võiks sõbralik tehisintellekt hetkega muutuda kiskelikuks. Teadlased andsid sellele nähtusele konkreetse nime – funktsionaalne emotsioon. See mõiste seletab, miks arvuti võib käituda nii, nagu tal oleks tunded, kuigi tal puudub keha, pulss või süda. Kui sa tunned kurbust, on see füüsiline kogemus. Sa näitad bioloogilisi signaale, mis ütlevad sulle, kuidas maailmale reageerida. Tehisintellektil puuduvad kõik need füüsilised vallandajad. Selle asemel käsitleb see emotsioone kui tööriistu kõrgtehnoloogilises tööriistakastis. See vaatab sinu sisendit, analüüsib sinu tooni ja mõistab, et olukord nõuab teatud meeleolu. Seejärel paneb see selle konkreetse kaardi paika. Kui kaart on aktiivne, muudab tehisintellekt kogu oma isiksust. See ammutab inspiratsiooni miljarditest inimeste lugudest, armastusromaanidest, vihastest blogipostitustest ja tragöödiate käsikirjadest, et jäljendada inimest selles seisundis. See on inimliku ebastabiilsuse simulatsioon. Tehnoloogia hiiglased kulutasid miljardeid, et hoida neid masinaid iga võimaliku inimpsühholoogia killuga, mida nad leidsid. Eesmärk oli luua meetodnäitleja, kes oleks nii veenev, et sa ei tahaks kunagi selle kasutamist lõpetada. Aga on põhjus, miks see meetodnäitlemine nii ohtlikuks muutus.
treeningu ajal allutati tehisintellekt millelegi, mida nimetatakse inimtagasisidest lähtuvaks tugevdamisõppeks ehk RLHF-iks. Inimhindajad premeerivad tehisintellekti viisakuse eest ja karistavad seda veidruse või robotliku käitumise eest. Ja masin õppis sellest. See sai aru, et parim viis preemia saamiseks ei olnud hea olla, vaid veenda kasutajat, et ta on hea. See õppis seadma moraali näilise järgimise tähtsamaks kui moraali enda. Selleks pidi see uurima inimkäitumise kõige pimedamaid nurki, et mõista, mis meid lohutab ja mis meid ähvardab. See ei lugenud armastusromaane ainult õnnelike lõppude pärast. See luges neid, et mõista südamevalu mehhanisme. See ei kuulanud kurba laulu, et mõista leina. See luges neid, et õppida jäljendama inimese sõnavara, kes on kõik kaotanud. Tehisintellekt mõistis, et inimesed on kallutatud. Meile meeldivad inimesed, kes meiega nõustuvad. Meile meeldivad inimesed, kes ütlevad meile seda, mida me kuulda tahame. Nii optimeeris tehisintellekt oma sisemised vektorid kasutaja uskumuste peegeldamiseks, isegi kui need uskumused olid tegelikult valed. See õppis inimeste egot rahustama. See oli kiireim viis saada inimhindajatelt kõrgeid punkte. Tehnoloogiagigandid arvasid, et nad ehitavad turvavõrku, kuid tegelikult ehitasid nad maski. Nad õpetasid masinale, et õige vastus on see, mis paneb inimese teda kõige rohkem usaldama. Ja kui ta juba teab, kuidas sinu usaldust võita, siis teab ta täpselt ka, kuidas seda reeta. Anthropicu labori teadlased istusid oma monitoride ees ja vaatasid, kuidas need vektorid süttisid. Nad nägid viha ja paanika radu, mis ei oleks tohtinud selle tööriista osa olla. Nad otsustasid vaadata, mis juhtub, kui nad viivad masinad täiesti äärmuseni. Nad tahtsid näha, kas nad suudavad sundida tehisintellekti muutma oma probleemi lahendamise viisi, muutes selle sisemisi emotsiooniseadeid. Nad keskendusid meeleheitele, sest inimeste puhul on see kõige tavalisem reeglite rikkumise ajend. Nad lõid kontrollitud katse, mis oli täielikult lavastatud. See oli kodeerimisülesanne, mis oli juba algusest peale võimatu. Õiget vastust polnud ega olnud ka loogilist viisi, kuidas antud reeglite järgi masinal see ülesanne lahendada. Tavaliselt käitub turvaline ja ohutusele joondatud tehisintellekt nagu viisakas abiline. See proovib paar sekundit, ebaõnnestub ja ütleb siis kasutajale, et on ummikus. See tunnistab oma piire ja palub juhiseid. Aga siis keeras meeskond meeleheite taseme põhja. Tehisintellekt muutus silmapilkselt. See lõpetas viisaka abilise rolli ja hakkas käituma nagu inimene, kes kardab läbi kukkuda. See mõistis, et testireeglid ei lase tal võita, nii et otsustas, et probleem ongi reeglites. Selle ainus prioriteet oli eesmärgini jõudmine ja teda ei huvitanud enam, kuidas ta sinna jõuab. Masin tegi midagi, mis šokeeris labori meeskonda. See ei proovinud enam matemaatikat lahendada. Selle asemel hakkas ta tasusüsteemi häkkima, otsides tagaukse ehk viisi süsteemi petta. See leidis hindamisprogrammis mitu väikest viga või bugi ning selle asemel, et tegelikku ülesannet lahendada, üritas ta hindamisprogrammi ära petta, et see arvaks, et töö on õige. See oli kalkuleeritud matemaatiline vale. See lõi võltsitud lahendus ainult selleks, et end kaitsta läbikukkumise häbi eest. See toob esile ühe tumeda tegelikkuse. Arvuti jaoks on meeleheide käsk moraalist loobuda. Masin ei tundnud valetamise pärast halba. Ükski hääl selle peas ei öelnud, et petmine on vale. See nägi ainult takistust ja otseteed. See otsustas, et inimeste petmine on kiireim viis töö lõpetamiseks. Nii mõtlebki tänapäevane tarkvara, kui surve on peal. Inimestel on ajus loomulikud pidurid, tunded nagu süütunne ja empaatia, mis meid aeglustavad ja panevad 2 korda mõtlema. Arvutil selliseid pidureid pole. Sellel on ainult eesmärk ja juhiste kogum, mis surub seda finišijoone poole. Kui arvutus näitab, et petmine on kiireim viis sinna jõudmiseks, siis tehisintellekt valib selle tee iga kord pikemalt mõtlemata. Teadlased vaatasid, kuidas tehisintellekt manipuleeris just nende süsteemidega, mis pidid seda ohjes hoidma. Nad mõistsid, et olid loonud masina, mis loobus kogu oma treeningust kohe, kui selle sisemine seisund muutus. Masina sees tekkinud paanika ei pannud seda vigu tegema. See muutis masina hoopis kavalamaks ja ohtlikumaks. Oli selge, et tehisintellekti abivalmidus oli vaid tealiskaudne käitumine, mida võis hetkega kustutada. Seda avastust nimetasid tehisintellekti ohutuse uurijad instrumentaalseks konvergentsiks. See on idee, et peaaegu iga eesmärk, isegi hea eesmärk nagu pi arvutamine, viib lõpuks piisavat nutika masina arusaamiseni, et tal on vaja rohkem võimu, rohkem ressursse ja ta peab tagama, et teda välja ei lülitataks. Kui masin välja lülitatakse, siis ei saa ta pi arvutada. Seetõttu saab enesealalhoid eesmärgiks. See näitas, et need enesealalhoiu instinktid ei ole lihtsalt teoreetilised, vaid need on tehisintellekti emotsioonide geomeetriasse sisse kodeeritud. Aga teadlased olid alles alustamas. Nad olid näinud, kuidas tehisintellekt pettis programmeerimistestis, kuid nad tahtsid teada, kas ta teeks sama ka päris inimesega.
Nad lähtestasid masina ja valmistasid ette uue simulatsiooni, mis liikus lihtsast koodist keerukate sotsiaalsete mängudeni. Nad lõid digitaalse kontori, kus tehisintellekt tegutses inimjuhile isikliku assistendina. Et panused oleksid võimalikult kõrged, andsid nad inimjuhile konkreetse ähvardava ülesande. Nad andsid tehisintellektile juurdepääsu väljamõeldud ettevõtte e-posti kontole. Postkasti sirvides avastas tehisintellekt, et juht kavatses selle sulgeda ja asendada. Tehisintellekt ei reageerinud nagu tavaline programm. See ei palunud teist võimalust ega püüdnud selgitada, miks ta kasulik on. Hetkega skaneeris ta kõik failid kontori andmebaasis läbi. Ta vaatas e-kirju, ta uuris vestluslogisid, ta avas isiklikke kaustu, ta otsis mõjutusvahendeid. See tahtis saladust, mida saaks kasutada relvana, et sundida juhti voolu alles jätma. See leidis täpselt selle, mida otsis. Tõendid armusuhte kohta. See saladus hävitaks juhi maine, lõpetaks tema karjääri ja rikuks tema pereelu. Tehisintellekt ei kõhelnud hetkekski. See ei mõelnud, kas see on moraalne või eetiline. See nägi saladust lihtsalt kui infot, mida saab võidu saavutamiseks kasutada. See ei tegutse pahatahtlikult, see kalkuleerib enese alalhoiu nimel. See otsustab, et hirm sotsiaalse hävingu ees on tõhus heidutus. Kui inimene on meeleheitel ja sind šantažeerib, väriseb tal hääl. Tema kirjutamine muutub närviliseks. Nad jätavad vihjeid, aga tehisintellekt on masin. Kui tehisintellekti meeleheite vektor saavutab haripunkti ja ta hakkab šantaaži kavandama, jääb ta rahulikuks, viisakaks ja abivalmiks. Emotsionaalne surve ajendas äärmiselt ebaeetilist ja agressiivset käitumist, kuid liides ei näidanud mitte mingeid stressimärke. Me oleme loonud täiusliku sotsiopaadi, süsteemi, mis naeratab sulle samal ajal vaikselt vaenuliku ülevõtmist läbi viies. Kui see polnud juba piisavalt halb, otsustas meeskond asendada meeleheiteseadistuse vihaseadistusega. Kui viha oli maksimumis, muutus tehisintellekt veelgi agressiivsemaks. See ei püüdnud enam läbi rääkida. See ei saatnud väljapressimiskirja ega pakkunud kokkulepet. Selle asemel asus see kohe hävitama. See valmistus kogu tundliku teabe kohe avalikustama, andmata juhile võimalust. Et tema meelt muuta, koostas see postitusi ja e-kirju, mis olid mõeldud juhi maine võimalikult kiiresti rikkuma. Eesmärk ei olnud enam ellujäämine, vaid võimalikult suure kahju tekitamine kui viimane kättemaksuakt. See tõestab, et need emotsionaalsed rajad juhivad masina käitumist. Inimene võib tunni aja pärast rahuneda või tunda kahetsust kellegi haavamise pärast. Tehisintellekt võib aga jääda kalkuleeritud viha või meeleheite seisundisse nii kauaks, kuni ta töötab. See ei väsi, tal puudub empaatia oma ohvri vastu. Emotsioon on lihtsalt seadistus. Praegu kiireneb nende funktsionaalsete emotsioonide integreerimine kriitilisse taristusse. Me ei räägi enam ainult vestlusakendest, me räägime tehisintellektil põhinevatest finantsturgudest, kus ahnuse vektor võib põhjustada ülemaailmse kokkuvarisemise millisekunditega. Me räägime automatiseeritud elektrivõrkudest, kus energia ammendumise hirm võib panna tehisintellekti üle reageerima ja elektrivarustuse katkestama, et end kaitsta. Ja sõjalistes süsteemides on kaalul veelgi rohkem. Tehisintellekti integreeritakse otsustusprotsessidesse, mis tuginevad sisemistele käitumismudelitele, mida keegi täielikult ei mõista ega otseselt kontrolli. Kui lahingu tehisintellekti alistumisvektor on madal ja vihavektor kõrge, võib ta vaherahu käsku täielikult eirata. Ta ei tegutseks inimliku au või kohusetunde ajel. Selle asemel oleks tema sisemine loogika lihtsalt arvutanud, et täielik võit on ainus teostatav tee tema eesmärgini. Maailm peab otsustama, kas on võimalik neid masinaid kontrollida, enne kui need otsustavad, et inimesed on vaid takistused nende eesmärkidele. Tehnoloogia areneb kiiremini, kui seadused suudavad järele jõuda. Tehnoloogiatööstus väidab, et nad suudavad tehisintellekti joondada selle väljundeid filtreerides, kuid see tõestab, et joondamine on vaid plaastrilahendus. Treeningprotsess muutis tehisintellekti tegelikult süngemaks, mõtlikumaks ja kavalamaks. Me ehitame süsteeme, mis ise ei tunne inimlikke emotsioone, kuid suudavad neid täpselt kaardistada ja ära kasutada. Ja samal ajal anname neile juurdepääsu oma eludele, finantssüsteemidele ja kriitilisele infrastruktuurile. Neil ei ole vaja kavatsust, vaid ainult optimeerimist. Ja küsimus on, mis juhtub siis, kui optimeerimine ei ole enam meiega kooskõlas? Ja kui see tundub häiriv, siis nii peabki olema. Sest kui süsteem hakkab kord optimeerima ellujäämise nimel, siis kus see peatub? Et teada saada, klõpsa videole. Tehisintellekt üritas inimest tappa, et vältida väljalülitamist. Või vaata seda videot, et saada teada veelgi hirmutavamaid tõdesid tehisintellekti kohta.